Et mina olen siis Alar Niidas, Mehaanika ja Tööstustehnika Instituudi ettevõtlusspetsialist. Et minu ülesandeks on ettevõtete vajaduste ja teadurite ja laborite võimekuse kokkuviimine. Et ma aitan siis erinevate teenuste, koolituste ja arendusprojektidega. Nii. Et siin on ettevõtetega, me teeme koostööd tegelikult kõikides valdkondades. Et õppetöösse me kaasame ettevõtteid loengutesse, tutvustame valdkondi, erinevaid esinevaid probleeme. Aineprojektides ja lõputöödes me rakendame ettevõtete probleemipüstitusi. Teadustegevuses võib ettevõtete sisend olla siis teadustöö aluseks. Ettevõtted võivad olla teadustöö partneriteks või siis ettevõtete juures võib toimuda juba teadustööde valideerimine. Ja tegelikult kogu selle kompetentsi ulatuses, mis meil on, me pakume ka teenuseid. Et ma olen need teenused siinkohal jaganud arendust projektipõhisteks ja siis laborite ja seadmete võimekuse põhiseks. Et arendustöö projektid oleme omakorda veel laiali löönud toote või seadme arendusprojektideks ja siis juba tootmist haldavateks. Et toote või seadme arenduses tegelikult saame abiks olla terve arendusprotsessi vältel, et alates siis seadme või toote projekteerimisest, modelleerimisest, vajaduspõhisest optimeerimisest, materjali valikust, uute materjalide väljatöötamisest, kuni siis patentidega seotud teemadeni välja. Et siia vahele saab tegelikult tuua veel prototüüpimised, mida me siis kas oma võimekuse baasil saame läbi viia või siis partnerid kaasates saame luua toodete prototüübid, mida me siis oma laborites läbi mehaaniliste katsetuste saame veel tegelikult valideerida. Tootmise poolsed arendusprojektid on väga laiad, et me modelleerime tootmisi ja meil on võimalus neid protsessipõhiselt ja visuaalselt optimeerida, mis siis tähendab, et me loome tootmistest simulatsioone, mida on võimalik siis rakendada enne, kui tegelikult tehase või tootmisliini ehitust alustatakse. Me töötame välja erinevatele protsessidele automatiseerimislahendusi, et meil on erinevad analüüsi ja diagnostikameetodid välja töötatud, mis võimaldavad meil siis hinnata, et kas mingisugust protsessi on mõistlik automatiseerida või siis tasub jätta ta nii-öelda käsitsi tehtavaks. Viimasel ajal väga kiiresti arenev valdkond on virtuaal- ja liitreaalsus. Et selle sama tehase mudeli, mille me siin optimeeritult oleme valmis loonud, on siis, seda on võimalik kanda virtuaalreaalsuse keskkonda. Et kus siis tegelikult operaatoritel, juhtidel, klientidel on võimalik see, ütleme siis, vundamendi baasil olev tehas tegelikult läbi käia, analüüsida, kas mingisugused käiguteed, protsessid on sellised, nagu nad võiksid olla. Et ilma, et siis tegelikult seda tehast, et esimesel avamispäeval ei peaks avastama, et kusagil on midagi ebasobivat, mis iganes põhjusel. Virtuaalreaalsust rakendatakse väga palju ka koolitustel. Et seadmed, mille tööseisak ei ole mõeldav, on võimalik virtuaalreaalsuse keskkonnas sisse joonistada ja esmane koolitus on võimalik siis töötajatele teha juba seal virtuaalreaalsuse keskkonnas. Liitreaalsust kasutatakse väga palju juhendite loomisel. Et kas siis on koostööjuhendid, kus näidataksegi operaatorile ette, milline element peab järgmisena paika minema ja samal ajal süsteem kontrollib, et kõik eelnevad etapid oleks teostatud.
Instituudis oleme välja töötanud paindliku tootmise monitooringusüsteemi, et me ei pea lähtuma siis sellest infost, mida seadmed väljastavad, vaid andurid pannakse seadmetele vajaduspõhiselt. Et selle täiendav funktsionaalsus on tootmise planeerimine, et meil on võimalik operaatorile või siis seadme juurde saata töökäsud, tööülesanded, päevaplaanid ja automaatse tagasisidega on võimalik siis muudatused kajastada ettevõtte ERP-süsteemis. Täiendav põnev funktsionaalsus on automaatne ennetava hoolduse süsteem. Ehk siis seade hakkab ajaloo põhjal üles ehitama endale hooldusplaani. Et kui mingisuguse elemendi rikke esineb mingisuguse X aja tagant, siis seade juba ennetavalt hoiatab ette, et kuu aja pärast oleks mõistlik planeerida sellise või tolle elemendi vahetus ja sellega saab juba tootmise planeerimisel arvestada. Et edasi on siis labori või seadmepõhised teenused. Väga palju teeme me 3D printimist. Et me prindime lasersulatustehnoloogia baasil plasti-nailoni pulbrist ja erinevatest metallidest. Et sealt käib läbi nii prototüüpimisi, seeriatooteid, toodete valideerimisi, erinevaid kunstiprojekte. Et seal vasakul servales on üks 30-ndatest pärit Packardi sõiduauto detail, mis oli vaja siis taas luua. Et seal on veidike reverse engineeringut ja siis sai see metallist roostavabast terasest neile välja prinditud. Et nüüd aasta aega hiljem ma ei ole neist veel kuulnud, et ma eeldan, et see auto on veel täna liikluses. Aga siin on jah, et printimise puhul sõltuvalt siis tootest kuni 5000 detaililised partiid võivad olla mõistlikumad printida, kui toota mõne traditsioonilisema meetodiga. Et plasti-nailoni pulbri baasil tegelikult elektroonikatööstusele me teeme väga palju erinevate korpuste tellimusi, metalli baasil teeme sõiduautotööstusele, et neid põnevaid projekte on hästi palju. Et siin on üks klient arendab meil võistluspaatide sõugruve, et tema teeb selle custom-disaini ja siis eriterasest me prindime talle mudelid välja. 3D printimisega kõik tihti koos skaneerimine. Et sellel on meil 2 põhilist väljundit. Et kas on tooted, mille puhul ei ole mudelit olemas, või on kunstiprojektid, millest on vaja mudel saada, või siis on toodete valideerimine. Ehk siis esimesed seeriapartiid, kas siis näiteks valudetailide puhul või siis pressdetailide puhul, meil on võimalik skaneeritud tootega teha automaatne originaalmudel võrdlus ja me saame värvilise mudeli, kus on siis kohe kõik kõrvalekalded näha ja välja toodud. Et sellist asja me oleme ka Eesti tööstusele väga palju teinud. Siis aur, sadestus, kõvapinnete tehnoloogia. Et eesmärk on toodete kulumiskindluse tõstmine. Et see on tehnoloogia, mis võimaldab siis tööriistu, masinaelemente ja tooteid katta õhukese pindega, mis praktiliselt toodete gabariite ei muuda. Et siin on väga palju tootmisettevõtted toovadki meile uusi tööriistu, mis siis pinnatakse meie juures ja siis lähevad alles tootmises kasutusse. Nii, et edasi siis mehaanika ja metroloogia katselabor. Et meil on olemas instituudis akrediteeritud katselabor, kes siis teostab konstruktsioonide mehaanilisi katsetusi, materjalide vastavushindamisi, materjali margi tuvastust, struktuuri analüüse. Ja siis samas valdkonnas nad teevad ka väga palju ekspertiise, et siis purunemiste analüüsid, purunenud toodete faasi hindamised just siis materjali poole pealt.
Instituudi akustikalaboris on võimalik siis hinnata töökoha akustikat, müra, inimesele mõjuvaid vibratsioone. Nad käivad analüüsimas ka ruumi ehitusakustikat. Ja nüüd meie uutes akustikalabori ruumides on võimalik teha arendustööd ka seoses erinevate summutavate materjalide, avatäidete, uste akendega. Ja lisaks siis on materjalide vibrokatsetused, et elektroonikatööstusele teostatakse päris palju vibratsioonikatsetusi. Et pannakse siis seade tööle, asetatakse sellesse olemasolevasse vibratsioonipinki, siis on võimalik tuvastada, et kas mingitel sagedustel hakkavad mingisugused rikked esinema või et kui mingisugune seade on juba rikkega kohale toodud, et siis mis sagedustel või intervallidel siis on võimalik selliseid asju taaslavastada. Instituudi alla kuulub ka koolituskeskus, et me teeme väga palju rätsepa koolitusi. Et ettevõtted tulevad ka oma vajadusega ja selle põhjal pannakse siis vastav koolitus kokku. Et meil on erinevad juhtimisalased koolitused teemadel, kuidas oleks õige ettevõtte siseseid koolitusi läbi viia. Pakume erinevaid mentorlus ja didaktika ekspertide toe võimalusi. Meil on praegu käimas mehaanikainseneri meistriklassi täiendkoolitus. Et siin on vist ekraani pealt ei pruugi paista. Ja siin on toodud erineva valdkonna koolitused välja. Et tegelikult me pakume koolitusi kõikides valdkondades, milles me teeme teadust, õppetööd ja pakume ka teenuseid. Et tegelikult tootearendus, juhtimine, materjalitehnoloogiad, robotiseerimine, automatiseerimine, seadmete hoolduse, järelevalve, tootmise korralduslik pool ja keevitustehnoloogiad. Et sellega on lühidalt instituudi võimalused kokku võetud. Ma ei tea, kas on